Algebralise murru taandamine. Vaatame mõningaid näiteid algebralise murru taandamisest. Aga eelkõige tuletame meelde harilikku murru taandamise põhimõtet, et olgu meil antud harilik murd 10 kuuendikku. Taandamine tähendab ju seda, et meie jagame nii lugeja kui ka nimetaja nende suurima ühise teguriga. Ehk teisiti öeldes, kui ma esitan arvu 10 korrutise kujul 2 korda 5 ja 6 on siis 2 korda 3. Nüüd me näeme, et 2 on mõlema arvu, nii lugeja kui ka nimetaja ühine tegur. Ja tänu sellele me võime nüüd ka taandadagi, et 1 ja 1. Siin on üks kindel oluline põhimõte, mida me kasutame ka algebraliste murdude taandamisel. Et korrutismärk ehk korrutiseks teisendamine annabki meile selle hea ja lihtne võimaluse murru taandamiseks. Et 5/3 on vastuseks ja kindlasti me peame meeles hoidma ka edaspidi, et just korrutamine võimaldab taandamist. Vaatame nüüd mõningaid ülesandeid algebralistest murdudest ja peame siis eespool öeldud meeles, et kui on tegemist algebralise murruga, meie esimene ülesanne on tegurdada lugejas, tegurdada nimetajas ja kui tekivad täpselt samasugused tegurid, näiteks tegur A ja tegur A, alles siis me võime taandada. Et võtame siis maha. Et kindlasti me hakkame mõtlema kogu aeg nüüd sellest, et millisel meetodil, millisel viisil meie tegurdame nii lugeja kui ka nimetaja, ehk esitame korrutise kujul. Näide 1. Olgu algebraline murd, mida meie soovime taandada, on järgmine 2x ruut miinus 50 on lugeja ning 10 pluss 2x on nimetaja. Peame meeles eespool öeldud põhimõtet, et meie eesmärk on tegurdada 2 korda, kord lugejas ja kord nimetajas. Esimene meetod tegurdamiseks, millest alati tasub alustada, on sulu ette toomine ehk ühise teguri sulu ette toomine. Vaatame lugejad, mõlemad liikmed, nii siis 2x ruut kui ka 50 jaguvad 2-ga, seega arv 2 ongi ühine tegur. Seega toome 2 sulu ette ja sulgudesse jääb avaldis on x ruut. Selle me saame nõnda, et meie 2x ruudus jagasime 2-ga kas murru kujul või siis peast saab aru, et tulemus on x ruudus. Sama ka teise liikmega 50-ga 50 jagatud 2-ga on 25. Nii vaatame nüüd meie nimetajad, ikkagi alustame sulgude ette toomisega, et nüüd ühiseks teguriks on jälle 2, 10 jagatud 2-ga on 5, paneme kirja, pluss 2x jagatud 2-ga on x. Ja vaatamata sellele, et me juba tegurdasime, see ei ole lõplik tegurdamine. Alati peab uurima, kas on võib-olla võimalus järgmiseks sammuks, ehk kas meie kasutaks korrutise abivalemeid või lahendaks vastava ruutvõrrandi ja hetkel me näeme, et meie lugeja sisaldab ruutude vahet x ruut miinus 25, mida me saame valemi järgi lahti kirjutada omakorda veel siis teguriteks x miinus 5, x pluss 5 ja nimetaja on tõesti juba lõplikult tegurdatud, nii et jääb 2, 5 pluss x.
Nüüd me saavutasime selle olukorra, kus meil on lugeja ja nimetaja lõplikult tegurdatud, et meil on korrutamine käes ja nüüd võib mõelda, kas on täpselt ühesuguseid liikmeid ehk tegelikult tegurid, mida me praegu võtame maha. Ja loomulikult me näeme, et nendeks on x + 5 nii lugejas kui ka nimetajas. Summa puhul liikmete järjekord ei ole oluline, sest x + 5 on sama mis 5 + x ja see annab meile võimaluse taandamiseks ja tulemuseks meil on nüüd x - 5 jagatud 1-ga, kahed lähevad täpsamaadi maha ja ühte nimetajas ei pea kirjutama. Tulemuseks on ainult x - 5. Et meie murd on taandatud ja tulemus on x - 5. Näide 2. Muudame nüüd eespool toodud ülesandes pluss- ja miinusmärgi korrutismärgiks ja vaatame siis, milline tuleb tulemus. Et muudame siis miinusmärgi korrutismärgiks ja siis ka plussi paneme siia korda 2x. Mille poolest see ülesanne erineb eelmisest? Selle poolest, et meie avaldis on juba kohe tegurdatud. See tähendab seda, et me kohe võime uurida võimalusi taandamiseks. Ja nendeks võimalusteks on siis 2 mahavõtmine, 2 ja 2 lähevad maha. 10 ja 50 mõlemad jaguvad siis 10-ga, 1 ja 5. Ja x-idega on x-ruut jagatud x-iga, kui me teeks kõrvuti abiteed, x korda x jagatud x-iga, tulemuseks on ainult x, et võib maha võtta 1 ja 1. Aga seda tehet saab teha loomulikult ka peast, et tulemuseks meil on nüüd 1 jääb x-ist, ainult 1x astmes 1 siis jääb lugejasse. Ja tulemus on 5 x-i ühendikku, ikkagi me ei kirjuta nimetajasse ühte ja tulemus on 5 x-i. Et see ülesanne on loomulikult sisu poolest, idee poolest on lihtsam, kuna juba tegurdamine oli teostatud algul.